no tšau, mul tulin just geniaalsele ideele. Ja ma mõtlesin, et ma pean oma konsiiliumiga arutama, sest te olete mu see tarkade klubi onja. Ja mul nagu ma hakkasin mõtlema seda, et koolivaheaeg on kohe onja. Ja lapsed on kodus ja mul on nüüd 3 tükki neid kodus onja siin suvel. Ja suvel nagu ikka on see, et kogu aeg nagu on vaja süüa. Nii. Kui 3 last on siis üldse onja, lapsed on kogu aeg on sul vaja, et sul oleks mingid asjad onja, mida nagu süüa oleks. Ja ma mõtlesingi, et ma peaks nüüd minema ja tegema ühe siukse poetripi, kus ma varuks nagu selliseid esiteks siukseid kiireid asju, mida kiiresti saab teha neile onja. Ja teiseks nagu selliseid vahepalasid või snäkke. Et üldiselt meil on alati värske kurk, apelsin, õunad, banaanid, siuksed asjad meil on alati onja, et siis kui ongi niuke vahepala aeg või snäkki või tahaks midagi, et siis ma lõikan õuna või seda kurki või apelsiniviile või siis söövad banaani onja. Ja kiiretest nagu söögikordadest on sellised asjad, mida saab kuuma fritüüri visata onja. Kanatiivad, need mingisugused friikad, eks ju. Aga ma mõtlengi, et mis veel võiks olla siuksed asjad, mida sahvrisse koguda. Et kui teil on mingid oma kogemusest nagu häid ideid või lihtsalt praegu plahvatab mingeid mõtteid, ma mõtlesin iseenesest neid püreetuube, aga sellega on see, et viimane kord ma ostsin sealt realiseerimiskeskusest siin mõni kuu tagasi, olid sellised suured püreetuubid. Natuke nagu liiga suured, võib-olla snäkiks, ma ei tea, võib-olla mitte, võib-olla ma ei tea, aga samas need põnni omad, mis on tegelikult mu laste lemmikud, need rohelised pirni omad, need on nagu mega kallid ja minu meelest need suured olid nagu sama hinnaga seal realiseerimiskeskuses, mis need põnni omad, nagu, mis on jumala pisikesed ja mul on ju kõige suurem 13 onja, selles mõttes, et see põnni oma tegelikult talle ongi nagu väike ka, sest ma ei taha nagu mingit siuksed, mingit krõpsu või mingit siukest asja onja. Äkki peaks need jäätise vormid ostma ja tegema neid nagu seda mahla jääd, ma ei tea, apelsini mahla pressida sellest teha või ma ei tea, mul ei ole sügav külmas nagu ruumi ka piisavalt vist, ma ei tea, ma pean vaatama, mõtlema selle asja läbi, mul tegelikult venna käest sain kunagi ühe vana väikse sügav külma, äkki peaks selle töösse võtma uuesti. Ma ei tea, kas te kuulete, tüdrukud kiljuvad üle või laulavad või mis asja nad teevad seal. Aga jah, et kui teil on nagu kiireteks lõunateks ja mingiteks snäkkideks tervislikeks nagu mingeid häid ideid, et me peame siin suvele vastu minema. Ma tean, et näiteks kui me rannas käime, me elame siin mere ääres väga lähedal onja, et siis tavaliselt ma teen kaasa praemunasaiu ja see on jumala lahe on see, et ma teen neid sellepärast, et mu ema tegi meile väiksena, kui me väiksed olime, meil oli suvila seal Uulukondis või Tahkurannas ja siis seal nagu päevaks läksime sinna alati ja siis ta tegi nagu munasaiu kaasa ja need olid nagu nii head värskes õhus ja nüüd on niimoodi, et lapsed juba räägivad, et tavaliselt ma võtangi praemunasaiu ja kurki nagu kaasa randa või banaani ka või midagi ja siis üks oli ülilahe oli see, et me oleme mõnikord kui mul on närvid tugevamad ja viitsimist, et siis ma olen võtnud nagu neil sõpru ka kaasa, Kerli lapsi niikuinii ja siis ütleme mammu mingid sõbranna asjad ja nii. Ja üks mammu sõbranna oli koolis, oli küsitud, mis su lemmiksöök on ja ta oli öelnud, et rannas mammu ema tehtud praemunasaiad. Mul esiteks hakkas suu vett jooksma, mis on veider, sest mul ei ole isegi kõht tühi, aga teiseks mul võttis reaalselt klombikurku. Nagu kas saab olla suuremat tunnustust maailmas?
ja see oli lihtsalt praemunasai, aga see oli lihtsalt nii armas. Ja siis ma mõtlengi selle peale, kuidas ma loon enda lastele ja teiste inimeste lastele ka mingeid lapsepõlvemälestusi, mida nad kunagi suureks saavad, siis meenutavad ja räägivad. See on nii lahe. Mul on nii hea meel. Vot, aga praegu jah, ma tulingi lihtsalt nõu küsima. Et kui keegi viitsib, kirjutage. Ära segama pigem või? Jaa, pigem jah, muidu tuleb ainult see. Või sa võid natuke ju proovida pealt vaata, siis jääb seda vähemaks lihtsalt segada. Mulle meeldib. Ma olen kuulnud mingi... Nojah, ma saan aru nagu... Öeldakse, et ta nagu muru maitsega nii on ja. No tšau, laupäeva hommik. Mina jõudsin tööle. Praegult on see aasta lõpp, kus kõik asjad on nagu, kõik asjad on kogu aeg on kõik asjad. Ühesõnaga, ma tulin tund aega varem tööle kogemata. Ei no, parem tund aega vara kui tund aega hilja, lihtsalt ma mõtlen, et mis nüüd saama hakkab, seepärast, et ühesõnaga jah, et viimased need loengud ja asjad, ma olin lihtsalt nii uimane, seepärast, et see nädal mul ühtegi vaba päeva ei olnud ja järgmine nädal tuleb kohe otsa, mis on nagu ka hästi palju kohustusi ja siis need igast muud asjad nagu pesamuna lasteaia lõpetamine, mingi väga emotsionaalne mu jaoks on ja see, et aga noh, mis teha, eile käisime vennatütrega linna peal natukene, mis me siis seda matšat esimest korda proovisin. Tahaks ise ka teha, nüüd mul oleks vaja leida seda mingit siirupit, mis sobib sinna sisse. Ma ostsin eile kiiruga ühe tavalise vaarika siirupi, aga ma ei tea, kas see nagu on hea, seal on tavaliselt siuke paksem siirup sees. Ja käisime jälle söömas, mitte jälle, mina olen käinud, aga tema ei olnud. Seal Blanco Gardenis, mis on siis Kuidula pargi juures. Ja mulle hullult meeldib see koht. Selles mõttes, et ma ei ole mitte kunagi seal saanud kehva teenindust, isegi mitte siukest teenindust, seal on nagu super teenindus. Seal on see ka, et see omanik on ise seal kohal kogu aeg. No mitte kogu aeg, ma ei tea, kogu aeg ta võib-olla ei ole, aga selles mõttes, et suures ajast ta on ise seal kohal, ise ka teenindab ja ta nagu, kui ta ka ise siin parajasti sinu lauda ei teeninda, siis ta nagu hoolitseb kõigi külastajate eest, kui ta seal on ja selles mõttes, et kui te lähete sinna, kui ta on kohal, siis te saate kindlasti aru kohe, kellest ma räägin. Ja kui ongi suvi tulemas ja tuleb Pärnusse seda rahvast ka, kes võib-olla muidu ei ole siin, aga Pärnu kohalikele ka, et ma tõesti väga soovitan. Ta ei ole nagu mingi meeletult odavad hinnad, aga samas need on siuksed, nagu need hinnad ikka igal pool on, aga sellised, ei ole nagu siuksed näputoiduportsjonid on et ikka korralikult saab kõhu täis ja alati on hea. Et ma ei mäleta nüüd see aasta, ma ei ole kursis, aga eelmine aasta ma tean, et nad tegid sangriat seal koha peal, nad tegid, on siuke Vahemere köök on nad tegid muid asju ka. Ja siis nad tegid vist limoncellot ise seal koha peal, ma mäletan, ma ei tea, hinnad muutuvad, aga siis oli 2 eurot oli pits. Ühe korras omanik tõi meile nagu tervituspitsi.
ma ei mäleta siis, kui me seal pikalt istusime ja olime tüdrukutega, et ühesõnaga see on kindlasti see koht, kuhu ma kavatsen see suvi minna. Neil on ka hästi nagu suur terrass nagu vaatega Koidula pargile, et selles mõttes on hästi niisugune nunnu koht. Vot, aga ma ei mäletagi, kas ma tahtsin millestki veel rääkida. Nüüd ongi selline tunne, et ma ei suuda oma mõtteid enne koondada kui järgmise nädala lõpus, sest järgmise nädalaga saavad läbi hästi palju asju ja ülejärgmise nädalaga siis juuni alguses saavad läbi niisugused sabad. Noh, ja siis jääb veel niisugune nipet-näpet, nagu on ikka õpetajatel suvel, et noored lähevad vaheajale, aga meil hakkavad koolitused ja igasugused õppenõukogud ja asjad. Kusjuures ma lähen oma klassiga ka ühele tripile nüüd ikkagi otsustasime. Eks ma sellest ka siis räägin, kui me sinna ükskord jõuame. Eile neil oli mateeksam. Selles mõttes ma olen klassijuhataja ja minu klassil oli mate üleminekueksam. Käisin Selveris, ostsin neile šokolaadi enne. Nad olid närvis natukene, nagu ikka enne eksamit. Lõpuks ma olin vist rohkem närvis kui nemad. Aga saime tehtud. Ma ei saa praegu aru, ma nagu vaatan seda pilti ja ma ei näe välja nagu mina. Ja halb uudis on see ka, et ma proovisin siis oma seda, see on see magnet, millega selles nii-öelda õhupuhumise restis on, mul käis telefon. Aga siin Rando autos ei ole nagu niisugust kohta, kus seda panna. Ma mõtlen, äkki ma saan siia poole panna. Mu point oli selles, et kui ma sõidan ja näiteks autovlogi teen, et siis te saate nagu ümbrust ka vaadata. Sellele nagu siin seisada normaalselt. Vaata küll. See magnet on nagu vale koha peal. Et igasugused muud ääred jäävad ette. Siia saaksin ka panna, aga ta siis ka väga ümbrust ei näe rohkem enne. Ma ei tea, vähemasti põnev kaameranurga vahetus. Ma ei teagi, mis ma teen nüüd. Pärast on vaja asju minna ajama. Ma pean Kerlile kirjutama, kas ta on tööl täna. Tahaks IT-shopist teipi ja sellist kontorikaupa on vaja. Ja siis ma tahaks, mul on Jagast 2 asja osteti ära. Seal on see, et saab nagu pakkumise teha, on ju. Et kui sa ei taha seda, kui sa ei ole nõus selle hinnaga, mis on pandud, mis on minu meelest jumala lahe, nagu selles mõttes, et ma kogu aeg ei oska neid hindu panna. Ja mul on nüüd niimoodi, et paar asja on niisama ära ostetud ja paar asja on lihtsalt pakkumine tehtud. Ja siis ma olen selle vastu võtnud, sest see on nagu mõistlik pakkumine. Inimesed on lihtsalt mingi mõne euro tahtnud alla saada. Ja täna siis 2 asja viin posti. Nüüd mul keskmine nägi mu seda tenniseseelikut, mis ma sealt tellisin. Mega rahul sellega ja tahtis ka. Ma käisin vaatamas, kus just pesamuna suuruses oli H&M-is neid seelikuid. Aga 17 eurot äkki, võib-olla panen täiesti puusse. Aga igal juhul tüdrukutel oleks super neid, aga ma käisin Rademaris vaatamas, seal olid nii ilusad. Aga need olid 40 eurot ja 70 eurot. Et siukse raha eest ma neile trööpamiseks ei taha osta. Või mitte trööpamiseks, aga nad ikka teevad kogu aeg õues mingid piknikuid, istuvad kuskil, ma ei tea, kus kohas. Et ma vaatangi äkki ka Jagast, äkki ma saan neile ka mõned, sest endale tegelikult ma vaatasin, ega mul ei olegi vist rohkem vaja, kui ma leian sellega üles, mis ma eelmine aasta kuskilt Sheinist või Temust ilmselt tellisin, et sellel oli õmblus lahti ühest kohast. Et kui ma selle tudengid jõuavad üks haigutes nii suurelt. Mul siin kõrval tahes mind ka haigutama. Aga ühesõnaga, kui ma selle leiaks üles, siis mul oleks need Rademarist ostetud püksid ja see, mis ma ära parandan ja siis sellest täiesti piisab. Võib-olla ma isegi saan jagada mammuga kuidagi. Saan isegi jagada keskmisega äkki neid tenniseseelikuid. Osad asjad meil on siuksed, mis nagu venivad, mida me saame juba jagada.
aga mul tuli meelde, et kuivõrd mul ei ole oma autot enam, mul oli ju siin tööparklas minu auto nagu number registreeritud, et ma sain parkida, aga nüüd ma pean minema parkima panema. Pean kirjutama, et nad ära vahetaksid selle, sest et ikka ma hakkan ilmselt randaautoga käima. Et ma saaksin ikkagi parkida töö juures edasi. Boltiga käin ka, aga kui võimalus siis ikka võtan. Täna ongi mehel vaba päev, et siis ma võtsin tema auto. Mul on vaja seda topsi, seda sipelga topsi. Kevadit alati sipelgad hakkavad tahtma tuppa tulla koduloomadeks. Aga meile see nagu nii hästi ei sobi, ma pole planeerinud endale lisakoduloomi. Aga ma pean minema oma parkimise ära panema, sellepärast, et kui praegu tuleb keegi kontrollima, siis on lihtsalt hapu lugu sellega ja siis vaatan. Valmistun loengust ja ma ei tea, telefoni mälu hakkab jälle täis saama. Tšau! Huvitav, ma panen akna kinni, ma ei kannata neid konditsioneere, mul on, hakkavad liigesed valutama. Et nüüd siis huvitav uus kaamera nurk teile siit abikaasa autost, kus te natukene näete, kus ma sõidan. Aga hetkel käisin ühes objektil tööl ära. Nüüd viin ühele koostööpartnerile ära need väiksed mikrofonid, sest et meil on vaja ühe projekti jaoks hakata salvestama materjale. Siis ma pean minema väiksele ostma sukapüksid, sest täna on lasteaia lõpupidu ja ma olen suutnud kuidagi täiesti niimoodi hoida ennast, et ma ei tea, ma distantseerun sellest teemast. Ma vaatan kõrvalt kogu seda asja, see ei juhtu minuga. Ei tahaks nagu üliemotsionaalseks minna seal, aga see lasteaia lõpetamine on nagu suur eluetapp, mis saab läbi, et mul lasteaia lapsi enam ei ole. Nii et selles mõttes. Aga ma ei taha selle peale praegu mõelda, ma ei taha sellest rääkida. Ja siis ma peangi minema need sukapüksid ära ostma ruttu, minema koju, sest et ma ei tea nüüd, kui seal autovlogis, ma ei tea, kas sai nagu see selgeks või ei, aga et meil peres ikkagi üks auto on ju. Et ma saan ka sellega mingid sõidud teha, et ma ei pea kogu aeg neid igasuguseid alternatiivseid variante kasutama, aga ma plaanin teha ühe video sellise, et kus ma räägin pikemalt sellest, et mida ma ise olen täheldanud ja mida ma soovitan teistele ja ei soovita, kes plaanivad ka näiteks autot võib-olla praegu müüa ja muid variante hakata kasutama. Need kommentaarid enamus olid väga toredad seal ka, et just, et oli ka teisi kogemusi, kes on sama teed läinud. Mul tegelikult võttis ühendust isegi Bolti turundustiim minuga.
juhtumitest, kes otsustavad siis mitte oma autot kasutada ja teisi variante leiavad, et eks näis, mis sellest asjast tuleb. Aga ma ise niikuinii tahan ka jagada neid kogemusi ja selles praegu ma olen nagu väga rahul oma otsusega, seda ma võin öelda, et muidugi on ebamugavusi ja on asju, mis tuleb nagu läbi mõelda ja ümber mõelda ja korraldada, aga puhtalt rahalises mõttes on kindlasti oli õige otsus ja võib-olla jäi see ka nagu mõne jaoks jäi kindlasti nagu see segaseks, et miks ma selle auto maha müüsin nagu nii-öelda kokkuhoiu mõttes, et see ei olnud nagu see, et ma ei oleks jõudnud teda enam üleval pidada ja nii edasi, et ei, ma saan täiesti hakkama, et ma teen päris palju tööd selleks, nagu keegi kommentaaris ka ütles, et ma teengi tööd selleks, et ma mõnikord endale ka lubada saaksin mingeid asju, mis teiste inimeste arvates võib-olla jama on, aga et lihtsalt ma ei näinud sellel pointi, et ma saan selle võrra kõrvale panna rohkem, koguda mingite asjade jaoks, eks, ja nagu üldse mõistlikumalt kasutada, aga see ei tähenda, et ma üleüldse võib-olla on nagu vale mulje jäänud mõnele inimesele, ma ei ole küll ise kunagi nagu öelnud, et ma olen täiuslik inimene, aga ma ei tea, võib-olla mõned nagu eeldavad seda, et ma ei ole mingi Disney karakter, nagu üks teine YouTuberist hiljuti ütles, et ma ei ole kindlasti täiuslik, kindlasti on mingeid asju, mida ma saaksin paremini teha ja ma ei kavatse selles mõttes pretendeerida sellele, et ma nüüd ainult täiuslikke rahalisi otsuseid teen elu lõpuni, on ju. Aga et eks ma ikka endale luban midagi, kui ma tunnen, et ma tahan seda ja ma ise nagu olen päris hästi kursis oma võimalustega, ütleme niimoodi. Et ma tean, mida ma saan endale lubada ja mida ma ei saa endale lubada ja selles mõttes jah, on see selline nagu me oleme rääkinud, on ju, täiskasvanud inimene, võin teha, mida ma tahan. Kui on maksud makstud, kodu olemas, lapsed riides ja kõhud täis, siis mida elult veel muud tahta, siis tulebki nagu elada ka. Mitte ainult nii-öelda kohustusi endale luua, vaid luua endale ka selliseid nagu võimalusi ja selliseid asju, mis rõõmsaks teevad, on ju. Et see, et ma auto ära müüsin, see kindlasti annab mulle palju paremaid võimalusi korraldada neid asju. Nii, aga ma viskan selle asja ära. Nii, käisin ära. Mõtlesin, et näitan tavaliselt, mis ma sain. Sukapüksid valged. Ikkagi sokisahtlid, alati kindla peale minek. Ma ütlen, ma eelmine nädal otsisin mammule valgeid sukapüksi, käisin pool linna läbi. Oleks pidanud sokisahtlisse kohe minema. Väiksele sain siukse seeliku. Ja sellise särgi, mis on muidu nagu tavaline, aga all ääres on need liblikad, siuksed päris lahe. Ja siis ostsin veel selle seeliku värvides siukse kaelakee. Käisin, ma ütlen, ma läksin nagu esimese hooga Lindex sisse. Et mõtlesin, et täna talle midagi selge uut, nagu kui ta tahab panna. Ja nagu ma tean, et Lindex ei ole odav, sellise kaelaga läheb nende asjadega kokku. Aga ausalt öeldes ma sain šoki, sest ma läksin Pepkos need asjad, kaelakee küll oli 10 eurot või 11, see oli sealt Expressionsist, on ju. Aga see särk oli 3 eurot ja see seelik oli 6, on ju. Ja muidugi Lindexis olid nagu uhkemad natuke. Või nagu, ma ei oska öelda. Lihtsalt sellised. Ma ei saa ka öelda uhkemad või pidulikumad, selles mõttes kõik oleneb, on ju. Aga nad olid nagu siuksed näha, et rohkem on nendega vaeva nähtud või nii. Aga seelik ja bluus, ühesugused siuksed komplektid olid kokku seelik ja bluus 60 eurot lasteaia lõpetamiseks, eks. Ja mingid lihtsalt siuksed
satsidega seelikud, vaatasin, üks oli veel musta värvi. Need olid ka mingi üle 30 euro vist, ma ei tea, täiesti jõhker, äkki mul on valesti meeles, ei saa nii kallis olla laste seelikud. Igal juhul ma olin hea šokeeritud, seal oli tegelikult mingi kampaania praegu, et kui ostad 2 asja, saad -25% enne. Aga no ei, mingi päev oli siuke kampaania, kus oli ostsid 3 asja, said nagu 3. kõige soodsamalt tasuta. Aga ma ei tea, kui palju see ka, ühesõnaga liiga kallis ja natukene selles mõttes minu tagasihoidliku arvamuse kohaselt. Võt, aga nüüd viin auto koju ja hakkan sättima sinna järgmisele tööle. Näeme, kui näeme. Tšau! Realiseerimiskeskuses Verdi. Aasta üksustaks nüüd tähendab. See oli täitsa all. Aga seda vaarikamu pole saada proovinud? Ei ole. See ei mäleta. Nüüd on siis see huvitav ühesõnaga see huvitav kaamera täiesti lõpp.